võimegi juba rääkida. Tere, hea erametsarahvas. Erametsaliit on jälle veebi tulnud ja Facebookis räägib juttu niimoodi natuke vabas vormis. Ando Elma on Erametsaliidu juhatuse esimees, mina olen tegevjuht Jaanus Aum. Siis on meil kaamera taga on Anniki täna, Erametsaliidu kommunikatsioonijuht, ja siis on meil üks tore sõber ka metsas ka. Ja räägime täna tegelikult sellel teemal, mis nüüd kevadisel perioodil, ma arvan, paljusid metsaomanikke kõnetab. Linnurahu, mida meie käest on ka paljud metsaomanikud ikka küsinud, mis siis saab, mis sel kevadel nüüd tuleb, kas metsad on kinni, metsad on lahti, ebaselgust on palju. Mõtlesin, me anname infot selle kohta, et kui palju me teame, aga räägime ikkagi ka neid asju, mida Erametsaliit on teinud ja mida Erametsaliit plaanib teha. Igaks juhuks meelde tuletuseks, et miks see linnurahu temaatika nii tähtis on. Sest eelmisel kevadel hakkas Keskkonnaamet ühtäkki peatama raieid kevadisel perioodil, väites, et kui on lind metsas, siis tegemist on tahtliku lindude häirimisega ja looduskaitseseadusest tulenevalt sellist tegevust olla ei saa, tuleb raie seisma panna ja siis võib-olla saab kunagi edasi hiljem jälle raiuda. Aasta on mööda läinud, seadust muudetud ei ole, nüüd Keskkonnaamet on mõned soovitused koostanud eelolevaks kevadeks, nendest pärast natukene räägime, aga üldiselt on seis jätkuvalt ebaselge ja seetõttu tuleb meil seda teemat käsitleda. Aga võtaks võib-olla vestluse alguseks hoopis selle momendi üles, et kui me siin ajalehti loeme, siis seal on ikka neid arvamusi, et miks te metsamehed kevadel üldse raiute, et jätaks selle metsatööde elu kevadiseks ajaks üldse seisma ja veel parem kui suveks ka, et miks me siis ikkagi tahame nii, et kõik kinni ei oleks. Kui alustada kaugemalt naljaga pooleks, siis sügisel või tegelikult aasta lõpu tervituses ma ütlesin, et linnurahu ei tule sel kevadel. Ja see tulenes mitte sellest, et ma seda nii kindlasti teadsin, vaid see ei tundnud lihtsalt objektiivselt loogiline olevat linnurahu kehtestada. Sest inimene on väga selgelt osa loodusest ja meie tegevus on ka osa loodusest. Isegi sellised tegevused, mis esmapilgul tunduvad täiesti mitte osa loodusest. See, et me kasutame internetti või lendame lennukitega, ei ole ka veel loodusseadusi rikkunud tegelikult. Et see on ikkagi osa loodusest. Ja see, et me metsa majandame, et me vajame seda puitu, oleme seda vajanud tegelikult sellest ajast saadik, kui me inimeseks saime. See võib-olla puidu kasutus on meist teinud need, kes me oleme inimestena. Kõigepealt hakkasime tule peal toitu küpsetama. See andis meile võimaluse saada lisaenergiat, aju kasvatada kuni tänase päevani, kus me suudame puiduga peaaegu asendada kõike. Ja sellepärast me peame oma metsi majandama paradoksaalsel kombel sellega säästes isegi loodust. Ja me ei saa nagu väga ranget piiri selle vahele tõmmata, et mis on et inimtegevuse ja siis looduse vahele, et iga inimtegevuse vorm häirib teatud mõttes loodust ja oma eksistentsi tõttu me paratamatult võtame elusid ka. Aga me peaksime seda tegevust minimeerima, aga me ei saa seda täielikult ära lõpetada, me ei saa ka metsamajandamist täielikult ära lõpetada, sest isegi kui me ei raiuks üldse kevadsuvisel perioodil, siis millal me metsa istutame? Ja see häirib kahtlemata ka linde, nende raiesmikel on juba linnud omale hakanud pesasid asutama noorendike hooldades, seda me ei saa lükata edasi. Nõnda edasi. Väga palju tegevusi või ükskõik millisel muul tegevusalal. Et me lihtsalt ei saa seda jätta pooleli. Ja eriti raske on see tegelikult üksiku metsaomaniku vaates, sest temal võib reaalselt olla
oma selle isegi väikese puutarve rahuldamiseks. See kevad-suvine aeg, see praktiliselt see ainus ajaaken aastas, kus ta seda teha saab. Aga siin tuleb olla siis alandlik, tähelepanelik ja teha õigeid tegusid, ehk siis minimeerida, hoida neid elusid nii palju kui võimalik. Just. Et on ju võimalik, eks ole, et Erametsaliidu poolt me oleme ise andnud ka soovitused metsaomanikele, et kui on ikkagi kevadel vaja raiuda, et siis tee mõningaid asju metsas võib-olla teistmoodi võrreldes talvise ajaga, kas või jätta õõnsustega puud püsti, eks ole, või puude grupid sellised püsti, et tegelikult, ma ei tea, kuidas meil kaamera näitab, aga Ando metsas on tegelikult siin üks päris kena lindude hotell, mis ütlesid selle kohta täitsa, et kuusauku seal puutüves sees, et kus lennukid tegutseda saavad ja neid puid on siin tegelikult selles metsasalus ümber teisigi, et selliseid puude gruppe näiteks alles jätta kevadisel ajal, et on tegelikult võimalik küll. Ja neid oleks muidugi igal ajal jätta. See on loogiline, et miks me peaksime siis tegelema tehispesakastide paigaldamisega, kui see Haavataeliku ja Rähni koostöös valminud puuhotell või see linnuhotell hoopis alles jätta. Just. Aga jah, mõeldes nagu selliste väiksemate omanike peale, et kui võiks talvel raiuda, nagu on öeldud, et paraku on ju nii, et ka meie see raietehnika ressurss on talvisel perioodil ikkagi riigimetsas tööl ja metsaettevõtjate metsas, kes pakuvad stabiilset tööd ja suuremates mahtudes, siis võib olla ka juba see tehnika saamine võib olla keeruline väikemetsa omanikes, kes oma väikse langi üles töötamist sooviks, et siis võibki olla näiteks kevadine periood, mil raietehnikat on turul rohkem saada, et võiks siis olla tema jaoks see tegutsemisvõimalus. Et me ei taha päris kinni panna, aga tegelikult ju raiutakse niikuinii oluliselt vähem kevadisel perioodil kui talvisel perioodil metsi. Loomulikult püütakse põhiosa raieid ära teha talvisel perioodil, aga see on objektiivselt võimatu. Ja teisalt isegi uuringud näitavad, et metsaomanikud ju tahavad pidada seda lindude pesitsusaegset raierahu, et sellega ei ole tegelikult mitte mingit probleemi minu hinnangul ja pigem vastupidi, ma ütleks, et kui 95% uuringu kohaselt tahaksid pidada seda raierahu ja teisalt on meil ju juhised, soovitused, kuidas toimetada, inimestel tahe, siis milleks siin veel sund, ma küsin? Et miks riik peab siis veel mingit regulatsiooni välja töötama ja siis seda rakendusaparaati ka sinna taha panema, et puhas administratiivressursi. Ja minu meelest see ju töötab hoopis, annab vastupidise efekti, et kui me hakkame, kui mõelda nüüd niimoodi, et selle üksiku linnu, ütleme metsvint hästi levinud, kes on peaaegu igas metsas, hakkame tema pesitsemise pärast raiet peatama või kehtestame riikliku regulatsiooni, siis see tegelikult on ju minu arvates elu hoidmine on moraali küsimus tegelikult pigem ja see on iga inimese kohustus võimaluste piires. Ja seda ei saagi riiklikult või sunniga seadustega reguleerida, siis me tegelikult hakkame sarnanema minu meelest ohtlikult palju Putini Venemaale, kus on moraali küsimusi seadustega reguleeritud ja teame, kuhu see välja on jõudnud. Aga kui riik usaldab inimesi, siis nad tegutsevad ise õigesti. Riik annab suuniseid, juhiseid, soovitusi, annab selleks vajalikud, võiks öelda, tööriistad, võib-olla toetab vajadusel ja inimesed teevad õigeid asju. Sellepärast, et me keegi ju, kui me hakkame nagu järele mõtlema, siis me keegi ei taha võtta neid teiste elusolendite elusid ilma asjata tarbetult. Tunneme ennast halvasti, kui vahel juhtub, et lind lendab auto ette ja ta surma saab. Me tunneme ennast tükk aega, võib-olla mitu päeva halvasti. Ja samamoodi on ka metsas. Mitte keegi ei taha seda tegelikult reaalselt. Ja me teemegi kõik, mis võimalik, et neid elusid säästa. Absoluutselt ja viitasid natuke ka teistele inimeste
valdkondadele või teistsuguse tegevusele, mille raames samamoodi võib lind väga häiritud saada, eks ole. Et see, mis metsameestele, ma tean eelmisel kevadel väga vastukarva oligi, et nähti, et nagu metsa majandamine on nüüd see põhioht meie linnustikul, et seal tuleb nüüd hirmus jõuliselt sekkuda, aga samas on põllumajandus või autod sõidavad maanteedel, et ohud, mis nende kaudu linnustikule tulevad, need nagu lükati kõrvale, et see nagu pole siis teema. No metsanduses ilmselt jah, need kahjud linnustikule on üsna väikesed tegelikult kokkuvõttes. Aga nagu varemgi sai öeldud, et iga inimtegevus kahjustab teisi elusolendeid, kas mõnikord tahtlikult, me tapame selleks, et ise elada, aga sageli tahtmatult, sest lihtsalt me jagame seda sama eluruumi ja sellest ei ole pääsu. Seda tuleb püüda minimeerida, aga sellest me täielikult seda välistada ei saa. Just. Aga anname natuke praktilist infot ka metsaomanikele, nii palju kui me teame, et millised sammud riik selleks kevadeks on kavandanud. Ütleme nii, et tegelikult ju raieid otsesõnu kevadel erametsas keelatud ei ole. Aga Keskkonnaamet on koostanud ühe sellise tabeli, see on ilusad värvipliiatsid on võetud kasutusele. Siin on siis osad metsad on nii-öelda punases, jah? Kasvukoha tüübist lähtuvalt ja metsatüübist ja vanusest lähtuvalt. Ja me ei hakka siin kaamera ees kindlasti seda üksipulki läbi käima, kõik saad Keskkonnaameti lehekülgisi järgi vaadata, aga põhimõte on siis see, et tegelikult vanemates metsades, enamjaolt siis üle 80 aasta vanad, 100 aastad, need seal on siis meil raie mitte keelatud, aga võib amet tulla kontrollima, kas on lindu või mitte. Just, ja siin on, nagu näete, selle tabelil on see lisandväärtus, et siin on kasutatud ka värvipimeda kontroll küsimust, ehk siis see ei ole mitte roheline, vaid on sinine. Et muidu on foor. Jah, just. Et muidu on foor, et tegelikult muidu võiks ju sinise suur roheline olla, aga seda on Keskkonnaamet ju öelnud, et või ütleme nii, et nad ei välista täiesti, et ka sinises või kollases olevaid metsi tullakse kontrollima, aga nad on öelnud, et järelevalve teravik läheb siis nende nii-öelda punaste metsade majandamisel, et kui seal eraomanik raiet teeb, siis paraku see tõenäosus on, et inspektor võib metsa tulla ja kontrollima, kas siis on pesitsetud lindu või mitte. Kui lind leitakse, pannakse siis raie seisma, kui ei leita, võib edasi raiuda. Kusjuures siis ka vist tõenäoliselt siis üksiku värvulise näiteks metsvindi pärast või ei ole see päris nii? Seda täpselt ei tea. Laseme lennuki mööda. Ja. Õhukotkad on meil praegust. Eks praktika on tõe kriteerium ja saame kevadel näha. Aga ilmselt on selline praktika tarbetu. Mina olen küll sellest täiesti veendunud, et riik peaks rohkem usaldama. Sest muidu me tegelikult suurendame seda ühisvara tragöödiat, sest ka siit tuleb, eks ole, välja, et pole põhjust kontrollida, kui linde pesitseb vähe, siis see annab ju väga selge signaali, et kui sa oled teinud selliseid tegevusi või kas teadlikult või alateadlikult, et sinu maal linde ei pesitse, siis sinule piirangud ei tule. Ja kui sa oled teinud kõik õigesti, nagu siin metsas, see on raudselt punases. See on punases, jah. Ja siis tulevad piirangud. Ehk siis mina olen ju tegelikult kõik õigesti tehes teinud kõik valesti enda jaoks majanduslikult. Ja see suurendab seda ühisvara tragöödiat, sest kasulik on mitte midagi teha või tähendab teha valesid asju. No jaa, et kui sul oled vana metsa kasvatanud, jah, oled hoidnud teda ja siis saad igal juhul riigi käest sõnumi praegu, et vähemalt kevadisel ajal 15. aprill kuni 30. juuni hoia ise sealt omanikuna eemale. Ära siis edastpidi niimoodi tee, et metsa vanaks lased või lindude elu seal soosid. Jaa, aga siin üks praktiline moment veel, mida me oleme Keskkonnaametiga arutanud ja kus me tegelikult ei ole väga selget vastust saanud. Me oleme esitanud selle palve, et enne, kui metsaomanik tahab minna raiet tegema, tuleks ameti esindaja metsa, vaataks raieala üle, ütleb, lindu pole,
võid raiuda, või kui leiab linnu, siis ütleb, et jah, ära raiu. Teeks enne selle töö ära. Mitte nii, et on masinad metsa viidud ja töö käimas ja siis ühel päeval pannakse järsku kinni. Et me ei ole siit Keskkonnaametilt väga selget vastust saanud, me pole ka härra peadirektori endaga oleme rääkinud, ta ei ole ka päris vastu olnud, et amet võiks sellist praktikat juurutada, aga seda lõplikku jah-sõna pole ikka tulnud. Mõtleme, et me Erametsa Liidu poolt andsime ju talvel soovitused, et kui tahad, on vaja kevadel raiuda, raiu talvel alusmets ära. Eks ole, et seda pesade tõenäosust seal vähendub selles metsa osas. Et kui omanik ongi nii käitunud näiteks, ongi selle soovituse järgi käitunud, ta tegelikult ta igal juhul hoolib lindudest ja üritab neid kahjusid minimeerida, ja nüüd ta ju võiks kevadel raiuda, et miks me nüüd paneme ta veel selle ohu alla, et tuleb inspektor metsa ja paneb töö seisma. Et sellistel juhtudel, ma arvan kindlasti, metsaomanikud võiks lausa kirjalikult ikkagi siis pöörduda enne Keskkonnaameti poole ja küsida, et palun, tulge ja vaadake see raiala üle. Enne. Just. Ja eks me Erametsa Liidu poolt, ma arvan, me ameti rahule ei jäta, ütleme, selle soovi osas veel jätkuvalt, et kui riik tahab sellesse ettevõtmisse nii palju ressurssi panna, siis võiks see ressurss olla niimoodi mõistlikult kasutatud, et enne vaatame koha üle. Just, aga teisalt ikkagi ma rõhutan, et kui ei ole tegemist kaitsealuste lindudega, kui ei ole tegemist haruldase linnupopulatsiooni kaitsmisega, siis jätame selle rahulikult inimeste enda vastutusele. Nii oleks mõistlik. Nii oleks mõistlik, jah. Aga praegu riik siin ikkagi mingil määral torgib ja ei jäta kõiki omanike enda otsustada paraku. Mõeldes natuke laiemalt, me ei ela siin maailmas üksi ja teised riigid ka ja vaatame, kuidas siis see praktika mujal on, et päris põnev pilt tegelikult tuleb välja, kui me seda meie piirkonda vaatame, et Soomes ei ela linde metsas, tundub nii. Nemad ei piira kevadel mitte mingisugust tegevust metsas. Ja. Lätis elavad linnud noores metsas. Nemad piiravad valgustusraiete tegemist kuni 10-aastastes lehtpunoorendikes ja männinoorendikes ja kuni 20-aastastes kuusenoorendikes. Meil elavad linnud vanas metsas. Meil noortes metsades võib tegutseda, siin on Keskkonnaamet juhistes täitsa öelnud, et tehakse valgustusraiet, see on nagu igal juhul okei, aga lähed Lätti, siis on jälle näiteks teistmoodi. Et mõelest see erinevate riikide totaalselt erinev praktika peaks kinnitama, et segadust on teemas ikka väga palju asju, peaks selgeks tegema teadlaste abiga. Et mis siis see kevadsuviste raiete mõju linnustikule tegelikult on ja kas või mis meetmed siis kasutama peaks? See ilmselt tõendab jälle järjekordselt, et loodus ei mahu Excel-tabelitesse ja need Excel-tabelid ei ole tegelikult olukorra lahendamisele suunatud, vaid võib-olla probleemi näilise lahendamise suunas. Päris lahendus on see, nagu ma enne ütlesin, et kui inimesed teevad õigeid tegusid, kui nad tahavad neid teha. Tegelikult see tabel ega ka muud igasugused piirangutele, keeldudele suunatud tegevus ei soosi inimestel ise õigeid tegusid tegemast. Ma olen seda nüüd juba mitu korda öelnud, aga see on nii. Me peame seda mõistma, kui me tahame päriselt loodushoiu paradigmat muuta, siis peab see muutuma. Ja paistab, et see kevad läheb siiski selle värvilise tabeli järgi, tundub nii, riik on sellise sõnumi andnud, aga edaspidi, et siin on üks töörühm moodustatud keskkonnaministri poolt, kes peaks hakkama seda teemat arutama ja mingite tulemusteni jõudma. Meid ei olnud seal, Erametsa Liitu ei olnud seal töörühma osavõtjate nimekirjas, sellega me ei saa liiga rahul olla, eks ole. Kindlasti mitte. Pool metsamaast erametsaomanike omandis, kelle maadele linnud tulevad pesitsema, peaks ju olema kaasatud, eks ole. Et ma arvan, et sinna me Erametsa Liidu poolt sooviks kindlasti kohta saada ja läheks siis kaasa mõtlema, neid lahendusi koos välja pakkuma. Ja ma ei tea, mis järgmine, ülejärgmine kevad, et mis meil siis olla võiks, et tõenäoliselt peame ikkagi sinna välja jõudma, et seda looduskaitseseadust on vaja muuta. Tõsi, praegu on paar kohtuvaidlust on jätkuvalt veel käimas, esimese astme kohtuotsud on olemas,
aga kõrgematelt kohtutelt praegu seisukohti tulnud ei ole olemasoleva seaduses, aga ma arvan ise küll, et looduskaitseseaduse need sätted, mis praegu seda linnustiku teemat reguleerivad, need tuleb üle vaadata ja suurem õigusselgus saada ja õigusselgus iseenesest ei ole selline õigusselgus pole ka väärtus, et kõik näiteks keelatud ja kinni oleks, aga et see, mis sa, Ando, enne ütlesid, et usaldaks riik eraomanikku, et ma arvan, et see võiks olla ka seadusandlusest ikkagi tulev selline tugev sõnum, et erametsas on omanik see, kes otsustab, mida ja millal teha. Just, ja tõenäoliselt oleks kõigile parem, kui me suudaks selgelt ära kirjeldada, et mis on tahtlus. Et praegu on see liiga hämar maa, et kas tahtlus on vältimatu majandustegevuse käigus toimub eluslooduse häirimine. Ma arvan, et see ei ole seda. Tahtlik tegevus on see, et kui me ikkagi lähemegi lõbu pärast linnupesu otsima ja linde sealt ära peretama või linnumune korjama, seda ma kvalifitseeriks tahtlusena. Ja teine asi, mis tuleks kindlasti siis ära jagada, see need rollid, et jätkuvalt mitte kaitsealuste liikide, tavaliste liikide isendi kaitse, ehk siis elu hoidmine on iga inimese moraalne kohustus minu hinnangul ja riiklikud ülesanded on haruldaste liikide populatsioonide kaitsmine, mida üksik indiviid ju oma ainuüksi enda tegevuse läbi teha ei saa. Just, linnustikukaitse ja iga üksiku linnukaitse, et siin tuleb vahe sisse. Just. Okei, ma ei tea, kas meil on küsimusi ka tulnud, ei ole seekord tulnud, et Ando poolt tulid väga ilusad sõnad, mis meie seda tuleviku ideaalnägemust kirjeldasid, et kas me sinna ka jõuame, et ega see tegelikult ju lihtne ei ole, et aga ma mõtlen, et me peaksime sellest paradigma muutuse küsimustest loodushoiu filosoofiast rääkima võib-olla rohkem, et millised huvitavad küsimused siin tõusetuvad, kui me sellesse päriselt sisse läheme. Et siin oleks võib-olla palju rääkida. Mul on see küll südamen. Väga hea, aga Erametsaliit teemat ei jäta ju mitte mingil juhul ja tegeleme sellega edasi lootuses just nimelt, et me ka õiguslik raamistik annab selle sõnumi, et metsaomaniku saab usaldada ja riik siis selle lindude teema osas, et tegeleb tegelikult linnustiku kaitsega ja nagu see isendi kaitse on iga ühe enda ja sisemise moraali küsimus. Nii, me anname infot metsaomanikele nüüd jooksvalt edasi, et kui selgub midagi, kui Keskkonnaamet juhistes mingeid korrektuure teeb või kui nüüd tõesti see praktikasse siis jõuab alates 15. aprillist, et kui siin mingit sellist olulist informatsiooni tuleb, siis oma kanalite kaudu teavitame ja nendest pikaaegsematest lahendustest ka, sest ma saan aru, et tegelikult riigi tasandil on ikka ka see tunnetus olemas, et siin on sellist pikemaaegset selget lahendust vaja. Nii et teema jätkub, jah. Kõike head, ja. Ilusat kevadet. Aitäh, ilusat kevadet.